aga me vaatasime ka ja see oligi minu jaoks, et ja vaatasime veel paari episoodi ja see oligi, et just minu jaoks jäigi silma see, et sa tuled sinna ja kõik on mingi, pets, mõsavets, ja ongi, mehed on täiesti mälus, vaata. Ja siis ikka nagu tunnevad ära, et minu jaoks, kui nagu, ma ei ole, nagu ma ütlesin, ma ei ole seda varem näinud, minu jaoks see oli nagu tõesti selline, wow, see mees on ilmselt tegija, vaata, reaalselt. No. Ei, see nii oli, mulle meeldib, Peeter, kui ma olen neid episoode vaadanud, no ma pole mitte vähe vaadanud, selles mõttes, ma olen ikka päris palju neid vaadanud, et näiteks noh, kui toome näiteks see Õed puugid osa, ma arvan, et sa mäletad seda kaksikud õed olid seal ja üks siis osapool kutsus sind kohale, üks naisterahvas, kellel oli siis Soome mees olevat olnud. Anu mees. Pauno. Lõpuks oli Pauno. Sa vist said alles hiljuti teada ka, et see oli Pauno tegelikult. Ja alles hiljuti, no Pano ju kõlab palju paremini. Ja et kutsub üks osapool kohale, aga kas sa saad aru, Andrei, et see osapool, kes kutsub kohale Peetri, ei ole alati ise ka puhas, vaata. Ta on ka ise mingi pardakiga hakkama saanud. Ehk siis tol hetkel oligi see, et seesama naine käis seal samas õdede puukide juures joomas, pidu panemas, mingil hetkel viskas üle, ilmselt teda enam ei kutsutud, mingil hetkel siis kutsus Peetri kohale, et need seal laamendavad ja peksavad ja et vaata ongi see olukord, kus see, kes kohale kutsub, Peeter leidis ka selle, et ka see end on süüdi. Ja siis tegelikult oleks nagu sellest naisest ka omakorda veel teha eraldi. Vanamees Piit tema vaata mingisuguse asja. Kõigest sai tehtud. See on üks haruldasemaid lugusid. Võib-olla endal ei olnud vaja mitte midagi teha, kui lihtsalt kohal olla, õli tulle valada ja sündmused veeresid. Sisu tuli nagu iseenesest. Täpselt. Täielik live peaaegu seal käärid oska ainult õigel kohal vahele lüüa, et natuke kokku pressida seda. Kihvt oli. Kõik olid selle loo ohvrid, ka mina. Minule hiljem helistas härra, kellel oli hüüdnimi Vesipea. Kontorisse kuskilt oli lauatelefoni numbri saanud ja ma ei tea, mis häda see, mis vanakurat mu käe tõstis, et ma selle telefoni võtsin. Ja ta tundis mind häälest ära ja Pets, sina või? Ja, mina kuidasihin, küssand jumal härra, mis te lubate, tunnen ma teid üldse, noh, Vesipea olen. Siis mul plahvatas, muidugi jah, aga mis sa nüüd minust tahad, eks ole, kurat, sa oled värdjas, ma ei saa, nüüd ma tean siis, et ma värdjas olen, ta ei saa kusagilt tööd ja sest kui ta läheb tööd otsima, siis firma omanikud hakkavad naerma, tunnevad ära, kurat, sa oled ju see vana, kao uksest välja. See oli tüüp, kes varastas naabrite elektrit, varastas mootori ära, kellegi auto. Sa rikkusid inimese karjääri ära. No vot ja ega talle, aga noh, Õed puugid on ausad, sellepärast, et viimati nähti neid koos selle sama Vesipeaga, nad peavad teda vist üleval kahe peale. Saaremaal nad olid nagu, ütleme, kõige tähtsam Kuressaare vaatamisväärsus ühel jõuluööl seal. Mis puudutab Panomehe ja proua Fatme abielu, olen ka väga informeeritud, võin klatši ette kanda. See purunes peale seda saadet. Panomees ei tahtnud enam kunagi Saarepeedile tulla. Ja mis kõige põnevam on, sellel lool olid ka poliitilised järellainetused, sellepärast, et seal oli mingisugune vallavanem, kes eraldas Kähku vallakassast 30 000 kas krooni või eurot, mis seal parasjagu maksis, ma ei mäleta seda aastanumbritki, toppis selle raha endale tasku ja tellis 2 poole asulat 2 siukest üle tänava silti, et siin elab normaalseid inimesi ka. Päris karm ikka. Joo, mõtle, sa sõidad rahulikult mingi külasse sisse ja vaatad, siin elavad normaalsed inimesed. Ei, siin elab normaalseid inimesi ka. Okei, see on väga veide. Eks siin enamik peaks olema nagu puhta nagu peast veits soojadest. Aga mõni on kuskil. Saad aru, sa tulid sinna ja sa lihtsalt laastasid kogu selle küla. No ja vallavanem on geenius, teenis minu pealt. See enamus.